Tere tulemast tagasi minu kallis Ude, kliiniline psühholoog ja tegelikult tänase podcasti teema on meil EFT ehk siis eesti keeles tunnetekeskne teraapia. Nii tore, et sa siin oled, meil on nüüd teine saade. Just. Ja läheks kohe EFT juurde, et kuna meil on EFT kursus välja tulemas, et siis tahaks inimestele natuke anda sükest eelinfot, et mis see endast kujutab, miks see vajalik on, kes üldse võiks selle peale mõelda, et seda endale soetuda, et anname sükse natuke eelinfo ja ülevaate sellest, mis see endast kujutab. Et mis see EFT siis on? Ma võib-olla alustaks sellest, et teeme selle nimetuse nüüd ühtseks ja arusaadavaks, et kuna me praegu vähemasti alustame eestikeelse kursusega, siis on tegemist siis inglise keeles emotionally focused therapy, eesti keeles siis tunnetekeskne, siis selles kontekstis baariteraapia, et siis räägime edaspidi tunnetekesksest baariterapiast. Kui sa küsid, mis ta on, et siis tegelikult laias plaanis ongi ta emotsioonidel põhinev, tõenduspõhine teraapiavorm, mida on tegelikult tänaseks olemas nii üksikindiviididele, paarile kui ka perele. Aga me siis praegu keskendume paari osale ja see baariteraapia osa, ka tegelikult individuaal- ja pereteraapia ka, aga suures osas siis keskendub kiindumusteooriale või siis kiindumusteadusele, mis siis lihtsalt öelduna tähendab seda, et mis nii-öelda, et selline toimiv paarisuhe hõlmab kiindumusvajadusi, mis tähendab seda, et vajadust olla oma partneriga lähedane, kogeda tuge, kogeda mõistmist, kogeda usaldust ja kõike seda siis tunnetekeskne baariteraapia siis üritabki saavutada, et juhul kui sellised need samad aspektid, kui neis on mingid raskusi, kas on usaldusega midagi juhtunud, on lähedusega midagi juhtunud, on pidevad võib-olla tülid, konfliktid, et siis tunnetekeskse baariteraapia eesmärk on siis parandada seda kiindumussuhet, parandada lähedust, toepakkumist, usaldust, et nii-öelda lihtsalt või kiirelt öeldus, siis see on selline põhifookus tunnetekeskel baariteraapial. Aga kas seda teraapiavormi või sinu juurde võivad tulla ka inimesed, kellel nii-öelda ei ole mingit probleemi kui sellist veel esinenud, et ta võib ka olla tegelikult kasulik lihtsalt nii-öelda kiindumussuhte kuidagi paremaks muutmiseks või läheduse tekitamiseks? Jaa, et selles mõttes ennetusfaas on alati ju kõige tervitatavam või mitte kõige tervitatavam, aga väga tervitatav. Et alati ju kõige mõjusamad või siuke ütlemegi, et kõige tulemuslikum on ikka see, kui me teame asju juba ette. Ehk et info mõttes me oleme kõik puudutatud inimsuhetest, lähedusest, armastusest, on see pereliikmete vahel, on see paari suhtes, on see vanema lapse vahel, sõprussuhetes, et suhted on niivõrd universaalne osa meie elust ja see, et me teame, kuidas nad toimivad või mis on need komponendid või mis on osa armastusest, et tunnetekeskne baariteraapia tegelikult defineerib ka armastust, täna täitsa tõenduspõhine info selle kohta on olemas, et igal juhul tasub teada seda, et millal baseerub üks lähedust pakkuv, rahuldust pakkuv suhe. Ja sellele tunnetekeskne baariteraapia oskab vastata. Aga kuidas see erineb teistest teraapiavormidest? Kui sa räägid nüüd baariteraapiast konkreetselt, et siis ma võib-olla alustaks sellest, et ühisosa ilmselt on rohkem kui erinevusi, et seal on tõesti palju sellist universaalset, mis erinevate baariteraapiate moodulite puhul on sarnane. Kui nüüd tuua välja need mõned erinevused, siis tunnetekeskne baariteraapia räägib alati sellest, et nad ei õpeta inimestele suhtlemisoskusi või oskusi kui selliseid per se, et tulete ja võib-olla oskate paremini, ma ei tea, tülisid lahendada või see jäävad teile mingisugused kodutööd, mida te siis vahepeal saate teha, et tegelikult tunnetekeskses baariteraapias kodutöösid ei anta.
nii-öelda suhtlemistreeningut või oskusi ei õpetata, et pigem rõhk on siis sellisel ongi kiindumussuhtel, emotsionaalsel kogemisel, mida siis teraapiaruum saab pakkuda, kus inimesed saavad suhestuda sellisel viisil, võib-olla mil viisil nad ei ole harjunud või mis on läbi sõrmede libisenud võib-olla suhte ajaloo vältel, et ta on jah selline kogemuslik, keskendub emotsioonidele siin ja praegu olemisele, mitte võib-olla nii palju lapsepõlvesuhete analüüsimine, kuigi seda ka, sellest me räägime ka, aga ta on rohkem jah, siin ja praegu, lühiaegne ja kiindumussuhtele keskenduv baariteraapia ja mitte niivõrd palju oskustepõhine, mida paljud baariteraapia vormid täna on. Aga sina valisid selle teraapia kas just nimelt sellepärast, et see keskendub emotsioonidele ja et see on ka, ma saan aru, et tänaseks kuidagi ära tõestatud, et ta on suht üks kõige efektiivsemaid baariteraapia vorme. Just, et kuidas mina selleni jõudsin, et ma olen jah oma väljaõppelt ikkagi individuaalterapeut, kliiniline psühholoog ja tegelesin palju sellise psühhiaatrilise kontingendiga, aga nagu ikka, meie psüühika on tervik ja meie nii-öelda eksistentsi või toimimisse kuuluvad erinevad aspektid. Osa on ajukeemial, osa on meie harjumustel, meie mõttemustritel ja loomulikult on ka tähtis osa kogu meie funktsioneerimisest inimsuhete osa ja seda ju ei jäta tegelikult ka mitte ükski individuaalterapeut välja. Aga sellegipoolest ikkagi, kui me räägime nüüd paari probleemidest, et ei ole sageli väga efektiivne minna tegelema nendega individuaalselt, vaid siis oleks ikkagi hea, kui seesama inimene, kes on osa sellest suhtemustri loomisest ja käimas hoidmisest, oleks ka ikkagi selle protsessiga kaasas. Ja sellepärast ma ikkagi nägin, et oleks vaja õppida juurde just baariteraapiat ja miks just tunnetekeskne baariteraapia, et tõesti kaevusin kirjandusse, kaevusin erinevatesse võimalustesse ja tunnetekeskne baariteraapia on täna üks kõige enim uuritud baariteraapia vorme, tõenduspõhiselt üks kõige enam sellist teaduslikku kajastust saanud ja see efektiivsusprotsent, peale mida inimesed ütlevad, et nende suhe on tõesti rahuldust pakkuvam või parem, kui ta on iial olnud, on väga kõrge ja tagasilanguse protsent on madal ja lugedes ka kogu seda teadust seal taga, siis see kõik tundus hästi intuitiivselt juba loogiline ja arusaadav ja nüüd olles seda siis päriselt praktiseerinud, siis võin julgelt öelda, et tõesti toimib. Aga andes natuke siukseid konkreetsemaid näiteid inimestele, et natuke sa küll puudutasid, aga kordamine on tarkuse ema, et mis probleeme ikkagi EFT-ga siis saab konkreetselt lahendada? Tunnetekeskne baariteraapia on hea baariteraapia vorm näiteks siis, kui inimesed tulevad ja ütlevad, et meie vahel suhtes on näiteks kadunud lähedus. Et me justkui elame koos, saame aetud oma igapäevased tegevused, aga rohkem nagu sõbrad või korterikaaslased, et mitte armastav paar. Et meie vahel ei ole lähedust. Üks sagedasemaid baariteraapiasse pöördumise põhjuseid läänemaailmas üldiselt, universaalselt inimesed toovad esile, meil on suhtlemisraskused. See on väga sageli põhjus, mille pärast tullakse baariteraapiasse. Suhtlemisraskus võib tähendada ju väga-väga mitut asja. Ka see, et lähedust ei ole, võib olla sõnastatud kui suhtlemisraskus, et me näiteks ei saa räägitud või me ei suhtle rasketel teemadel. Aga ühesõnaga kõik, mis puudutab sellist, et meil on keeruline läbi saada, me kas ei räägi või kui räägime, siis me lähme tülli, meil on pidevad konfliktid, me ei jõua üksteiseni, me ei mõista üksteist, me ei oska üksteisele tuge pakkuda. Et selline ühesõnaga lai kategooria kui suhtlemisraskus ja nagu ma ütlesin, läheduse puudus ja loomulikult ka kõik sellised, ma korra jõudsin mainida ka sellist võib-olla usaldust puudutavad teemad on need, miks sageli jõuavad ja kes siis tunnetekeskse baariteraapiasse sobivad. Näiteks usaldusega on midagi juhtunud, mõned reetmise küsimused, ka näiteks kõrvalsuhe, et kõik sellised nii-öelda kiindumustraumat või midagi, mis on sellele kiindumussuhtele väga liiga või haiget teinud, on ka need teemad, millega julgelt tunnetekeskse baariteraapiasse võib pöörduda ja mis saab aidata.
kuidas inimene saab aru, et mul ei ole nüüd suhtes piisavalt lähedust, et mis see tema selline nagu enesereflektsioon võiks olla või kuidas, sest väga paljud inimesed ju on suhtes ja justkui mõtlevad, et see on normaalne ja mis siin siis nüüd ikka ja võib-olla nii peabki olema või nagu päris täpselt ei saa aru ka, et mis see... Jah, ja ega seal eks nagu ikka nende pöördumistega, et eks ta kipub sageli subjektiivne olema, et eks see iseenda subjektiivne rahulolu ongi ju, ma arvan, selline esimene tähtis indikaator, et keeruline on motiveerida inimest teraapiaks või koolituseks või ka raamatut kätte võtma, kui ta seda rahulolematust ei taju või tal ei ole janu uute teadmiste järgi, et see, aga paraku jah, see motivatsioon kipub siis tulema, kui ise oma nahal ikkagi hakkab miski kripeldama või läheb nii ebamugavaks. Ja see, millal inimene tajub, et lähedust on vähe või millal tulla, on tõesti inimeseti nii erinev. Mõnele inimesele sobib see või ta arvab, et talle sobib see, kui lähedust ei ole, sest võib-olla see on miski, millega ta on harjunud. Võib-olla ta on selle oma taustast kaasa võtnud ja pigem isegi mitte teadlikult ta võib-olla hoiab seda distantsi, et siis on raske öelda, et vot seda on nüüd liiga vähe või liiga palju, et jällegi seal tuleb see isiklik aspekt juurde, aga võib-olla kui mul on partner muudkui rahulolematu kõrval ja ütleb, et me ei ole piisavalt palju koos, me ei räägi olulistest asjadest, sa ei mõista mind, et võib-olla siis vahel on ka see, et kui partner on väga rahulolematu, siis tavaliselt baariteraapiasse üks partner tuleb parema meelega kui teine, et see motivatsioon nagu sageli on erinev baarilistel vahel, muidugi mõlemad on täpselt ühel lehel, aga vahel üks tahab tulla natuke rohkem kui teine, siis ega see ei pea ka alati olema üldse halb alguspunkt, et tulengi võib-olla partneri pärast või sellepärast, et tema on kuidagi rahulolematu, aga natukene nüüd ette rutates, kui rääkida sellest koolitusest, siis tegelikult meil täitsa seal nii-öelda informatiivses osas on üks Sue Johnsoni, kes on siis üks tunnetegevusega baariteraapia looja poolt välja töötatud selline küsimustik, kus siis, kui ma ei eksi, oli circa 15 küsimust, millele siis saab otsa vaadata ja vastata, et kas see väide suhte kohta kehtib või ei kehti, kas ta kõlab tõese või valena, millel on siis küsimused nii emotsionaalse vastastikuse kohta, kuidas üksteisele nii-öelda olemas ollakse, kui avatud üksteisele ollakse, kui palju ollakse valmis kuulama, vastu võtma, et see on ka tegelikult üks indikaator, mille järgi võib-olla saab hinnata seda, et kuidas siis meie suhtes selle läheduse ja turvalisuse ja olemasolemisega on. Aga siinkohal äkki tahakski, et sa defineeriksid seda mõistet, et mis see nagu turvaline lähedane kiindumussuhe on? Jah, et seda sageli küsitakse ka, et tõesti see tunnetegevuslik baariteraapia üks selliseid keskseid ideesid, toetudes siis John Bowlby poolt välja töötatud kiindumusteooriale, on tõesti see, et inimese jaoks on essentsiaalne või nii-öelda eksistentsile on äärmiselt oluline ja keskne kogeda turvalist lähedust, seotust oma kallite inimestega. Et see on midagi, mis mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsiliselt rahustab meid ja hoiab sellist nii vaimset kui füüsilist toonuses sõna otseses mõttes, et selliseid ka füüsilisi hädasid, rääkides ka täitsa infarktist, erinevatest ongi südameprobleemidest, põletikuliste protsessideni välja, et tunnetegevuslik baariteraapia on palju ka seda osa uurinud, et tõesti selleks, et meie aju oleks rahul ja meie keha oleks nii-öelda paigas ja mitte stressis ja ärev, on see selline lähedane, turvaline suhe väga tähtis. Ja mis see siis tähendab, ta ütleme lihtsalt öeldult tähendab ikkagi seda, et kas minu partner on minu jaoks olemas. Et kui mul on raske, mul on elu, meri loksutab mind, mul on tormid, mul on tööl keerulised ajad, lastega, mis iganes keerulisem, palju teha, palju pingeid, et mul on see ankur, mul on see turvaline sadam, kuhu ma saan tulla, ma saan oma muresid rääkida, ventileerida, kurta, et see sihuke võtmeküsimus on see, et kui mul on raske, siis ma tean, et sa oled mu jaoks olemas. Sa kuulad,
sa pakud mulle seda tuge, et mul on keegi, kellele ma saan toetuda ja seda mis iganes teemadega seoses. Et rõõmude, valude, kõigega, et mul on keegi turvaline, kellele ma saan toetuda, kes on mu jaoks olemas. Ja mina arvan, et see on minu jaoks üks hästi oluline fakt siin üldse, miks minu soov oli seda kursust teha ja inimesteni tuua, sest ma olen aru saanud, et väga paljudel puudub selline mõistmine või arusaam sellest lähedussuhtest ja üldse, et mis see tegelikult võiks olla või kuidas ennast võiks mõnusas, turvalises paarisuhtes tunda, et väga paljud naised räägivad, et mis seal ikka, ma ei peagi mehega saama rääkida ja mehed ei oskagi kuulata ja see on mega okei ja ma räägingi sõbrannadega ja mehed samamoodi, et mis meestel on üldse, et mis ma üldse midagi räägin, nagu et ma pigem lähen teen tööd ja vahet ei ole, on ju. Ja üldse sellised uskumused, et tegelikult need on sellised mingid müüdid, mida mina väga sooviksin kogu selle podcasti ja kursusega nagu inimestes muuta, et tegelikult tuua seda teadlikkust rohkem selles, et mida see lähedane paarisuhe tähendab ja kuidas inimene ikkagi võiks ennast selles paarisuhtes tunda. Ja teine asi on see, et mis ma tahtsingi küsida, et kuidas selle EFT-ga tunnete-keskne paariteraapia siis, et kui kiiresti seal on neid tulemusi oodata või mis need tulemused siis on, et kas see ongi see, kuhu jõutakse siis? Jah, et see on ka üks asi, mida ju sageli inimesed tahavad teada, et kaua ma käima pean või millal me nüüd teame, et me oleme nii-öelda sinna õndsasse punkti jõudnud ja ükskõik kui palju ma ei tahaks anda seda kindlat arvu ja kuupäeva, siis paraku on see paarile hästi erinev. Küll ma võin öelda seda, et tunnete-keskne paariteraapia on mõeldud ikkagi lühiteraapia vormina, et ta ei ole klassikaliselt selline pikaaegne, sest mõned teraapiavormid tõesti ongi mõeldud kestma pikemalt aasta 2, 3, 4, 5, eks, et aga eks ta ikka ole paaripõhine, vajaduspõhine, et tal on sellised laias laastus, kui me räägime konkreetselt juba teraapia kontekstist, mis võib-olla nii palju ei puutu sellesse koolitusse, aga tal on sellist 3 erinevat faasi, mis teraapias siis läbitakse, et selle pikkus on hästi erinev. Et selline, öeldakse, et esimene faas võib olla umbes 20 seanssi, teine faas võib-olla 10, kolmas 5, aga ma ütlen, et see on niivõrd erinev ja ma alati inimestele seda ütlen ka, et see kõik sõltub, kust inimesed tulevad, mida nad endaga kaasas kannavad, mis on nende ootused, aga kui sa küsid, et kas see ongi see, mida nad võiks saada, sa siis mõtled seda turvalist lähedast paarisuhet, siis ma usun, et pikas perspektiivis küll, et see võib-olla on niisugune ülim eesmärk, et eks me ikka loomulikult paarist paari teeme kindlaks selle, et mis on see, kuhu me jõuda tahame, aga jah, tunnetekeskne paariteraapia hõlmab endas kindlasti sellist nagu kiindumusteemadega, läheduse, turvalisusega seotud teemadega tegelemist ja emotsioone, et kindlasti selline emotsionaalne mõistmine, iseenda mõistmine, partneri mõistmine, väljendamine, oma sügavamate hirmude ja vajadustega kontakti minemine, äratundmine, et see kõik on kindlasti osa sellest teraapia vormist, et selline, kuidas ma ütlen, niisugune armastuskeeles või kiindumuskeeles suhtlemine tingimata paraneb. Ja minu jaoks on ka samamoodi see tegelikult hästi oluline, samamoodi miks ma valisin ka selle tunnetekeskse paariteraapia tuua inimesteni, just nimelt see emotsioonide pool, sellepärast et me ei saa ju suhe ongi ju emotsioon, et kui suhtes olla nagu mõistuse pealt, siis see ei loo tegelikult mitte midagi head, et me ikkagi teise inimesega suhestume ja alati läbi emotsioonid, on ju. Ja Sue Johnson armastab öelda siinkohal et armastuse keel on tunnete keel, et armastust me saame kogeda läbi tunnete, et mõtteid me saame vahetada kellega iganes, ka oma partneriga, aga sellist armastuse tunnet, et seda me tõenäoliselt peale just sellist romantilist armastust ikkagi selle osaks saab meie kaaslane, et see on selline, mis ikkagi eristab võib-olla muudest suhetest selline tunnete foon. Küll aga
noh, ei saaks öelda, et sellest ratsionaalsest poolest üldse kasu ei ole. Et tal on oma roll ja tal on oma osa ja ta on ka osa teraapias ja mõtted ja emotsioonid ja käitumine, see kõik on omavahel seotud. Et kindlasti käsitletakse ka selliseid kognitiivseid või nii-öelda mõtetega seotud aspekte, sest et ka meie uskumused ja väärtushinnangud ja see kõik tuleb ka kusagilt ja on selline võib-olla rohkem kognitiivne, et sellel on ka oma osa, aga selline keskne tõesti on emotsioonid, eriti just baariteraapias on sellele väga tähtis. See fookus on ikkagi fookus on pigem tunnetel. Aga kuidas nüüd selle kursuse võtmes, et me natuke rääkisime sellest teraapia võtmes, mis seal see tulem võib olla ja kui kiiresti võib nüüd seda tulemust oodata, aga kuidas see kursus inimest aitab või mida ta sellest kursusest siis võib saada või oodata või kui kiiresti millegini jõuda? Kuna inimestel on niivõrd palju tõusnud huvi selliseks arenguks ja palju on kirjandust ja baarid on nii tublid ja nad tõesti tahavad lugeda ja nad on huvitatud ja kõik baarid tingimata ei pea tulema teraapiasse ja see on täiesti okei, aga sellegipoolest võib-olla tahavad teadlikkust tõsta või on mõned raskused, et see kursus sobib võib-olla hästi neile, kellel ongi, ütleme, huvi võib-olla nende teemade vastu, võib-olla näevadki, et on mingisugused sellised tüliolukorrad, mis kipuvad korduma, millest me kuidagi välja ei saa. Et võib-olla ma siinkohal ütleks, et kui on tõesti selline nagu keeruline koht, et oleme proovinud, et igal juhul tasub see kursus ka ära proovida, lugeda, vaadata ja sageli tegelikult ta võibki saada selleks heaks katalüsaatoriks, et tulla teraapiasse. Lihtsalt kuna kursus on pigem selline universaalsem ja teraapiatöö on natuke, võib-olla läheb selle väga baarikeskseks või konkreetselt nende teemadega või terapeut tuleb appi, et kui on siis see taju, et tahaks midagi veel või et tõesti kipub korduma või on tõesti selline keerulisem seis, kus ise oma jõududega välja ei vea, siis tasub tulla teraapiasse. Et ta on selline, ma ei taha öelda, et ennetav, aga tal on kindlasti väga tugev ennetav mõju, informatiivne mõju ja sekkuv mõju kindlasti ka, aga võib-olla siis pisut sellist mitte nii jäikade ja korduvate raskustega. Ja sa küsisid tulemi kohta, et mida see kursus annab, siis tegelikult kuna kõik need ideed, kogu see sisu on nii, nagu ta ongi teraapiaski, eks, et ikkagi mõista, mida me teeme, kuidas meil need nõiaringid, suhtlemised lähevad nii, nagu nad lähevad, mis tegelikult meie hirmud ja vajadused on ja kuidas neid hakata partnerile kommunikeerima, et seda kõike see kursus annab, nii nagu teraapiaski. Et võib-olla lihtsalt seda spetsialisti ei ole kõrval, kes aitaks võib-olla mingitesse kinnijäämiskohtadest nagu välja saada, aga see mõte on täpselt sama. See idee on täpselt sama ja tulem selles mõttes sama, et ikkagi suurem lähedus, suurem teineteise mõistmine, konfliktide vähenemine, turvalisem olemine, tugi, et ikkagi see laias plaanis kõik see suund on sama. Ja võib-olla ma isegi nagu mõtlen, et võib-olla see on lihtsalt see, et natuke kiiremini või kuidagi kontsentreeritumalt saab inimene isegi kätte selle kursusega, et mis see kogu protsess on, sest see kursus kestab meil 8 nädalat. 7 sammu on sellel konkreetsel kursusel, et ma ei tea, kas see 8 sammuline, et seal on niisugune informatiivne loenguosa ka enne, et kogu see sammud, mida inimesed siis hakkavad tegema, tunduks kõik mõistetav, arusaadav, loogiline, aga seal on jah siis sellised järgnevad 7 sammu või 7 vestlust, mida siis partnerid võiksid omavahel pidada, selleks, et siis saavutada sellist suuremat lähedust, mõistmist. Ja ma kujutan ette, et tavateraapia olukorras need 8 sammu ei käida 8 nädalaga läbi. Jah, ei, ta selles mõttes nii üks-ühele ei ole, et see peab olema hästi baarikeskne ja kui mõni paar tunneb, et on teemad, millega nad tahaks tegeleda pikemalt, olla kauem nende teemade juures, võib-olla mõni teema vastupidi tundub, et arusaadav, mõistetav, lähme edasi, et selles mõttes seal ei ole nagu sellist ajalist limiiti, millal, kui pikalt mida peaks tegema, et see jällegi sõltub kõigest, mis üles tuleb, mida te hakkate avastama, kui lihtne, raske seda kõike teha, lihtsalt neid samme ise on 7.
Sest kursuse mõttes on see, et me iga nädal tuleme uue sammuga välja ja selle jaoks, ja meil on selles mõttes iga 2 nädala tagant, praegu mõtleme natuke, et võib-olla isegi nädala tagant on sellised grupikõned, kus siis saab neid teemasid arutada, sellepärast on hea olla kaasas iga nädalaselt võtta see teema läbi. Aga, ja kursuse lõppedes, 8 nädala lõppedes on ka sinuga siis see live kõne, kus inimesed saavad küsida mingeid asju, mis neil on veel jäänud arusaamatuks, on ju. Aga jah, et pärast on ju kõikidel kursuse soetajatel see ligipääs olemas, et nad saavad minna ja revisitida. Jah, ja ma arvan, et seal on ka see, et võib-olla kui te, ma ei tea, olete oma tempo sees või taga, on ju, siis neid asju seal läbi lugeda, läbi kuulata tasub igal juhul, eks ju, et võib-olla siis ongi juba ennetavalt mingeid küsimusi tekkinud ja üldiselt on inimestel tekkinud küsimusi, et mis sellega oli seal mõeldud ja kuidas täpselt või tahakski jagada või ongi mõni kinnijäämispunkt tekkinud, eks ju, et aga selles mõttes ma arvan, et see ülesehitus on teil hästi tehtud, et ja selle nädalaga kindlasti see materjal ei ole nii hoomamatu või teda ei ole nii palju, et igal juhul jõuab temaga tutvuda sõltumata sellest, kus siis parasjagu oma paari suhtes nende teemadega ollakse. On sul mingi näide nagu enda elust? Mingid paar huvitavat näidet, sellist elulist näidet siis paaridest, keda sa oled oma töös saanud aidata kuidagi ühe koha pealt teise koha peale? Jaa, ei, neid on palju. Neid on tõesti palju, et ma julgen öelda, et mitte ühtegi paari minu praktikas, kes ei oleks saanud nagu mingit väärtust sellest tunnetekesest paariteraapiast, et neid ei ole. Et jah, küsimus on kui palju ja mõnikord on see tulema hoopis see, et otsustatakse lahku minna, aga väärtust ta loob igal juhul. Kohe üks paar, kes mul meelde tuleb, on selline pikaaegne paar, üle keskealised, 20+ aastat abielus olnud, väga rõõmustav, et nad jõudsid teraapiakabinetti, sest pigem võib-olla selline vanemale kontingendile on see teraapia teema natuke võõras. Aga väga ilus oligi näha, et nemad läbi siis selle teraapiaprotsessi hakkasid suhtlema viisil, rääkima tunnetest viisil, suhestuma üksteisega viisil, mida nad ei olnud kunagi teinud kogu selle 20-aastase, rohkem kui 20-aastase abielu jooksul. Et see lähedus, mida nad said kogema teraapia-kabinetis, oli midagi nii uut ja nii võimsat ja seda kõik oli nii ilus näha mehe emotsioone, kes ei olnud emotsioonidega sõber, kellel oli see võõras ja tundmatu maa, et mõista üldse, mis temaga toimub, üks hetk jõuda selleni, et ta saaks seda veel oma naisele sõnastada. Naise jaoks oli täiesti šokeeriv, heas mõttes šokeeriv näha oma meest sellise kandi pealt, öelda, et ma ei teadnud iial, et ta niimoodi tunneb või et ta üldse must nii mõtleb või et ma justkui tunnen oma meest väga hästi, aga et ma nägin teda sellise kandi pealt, mis on lihtsalt nii üllatav, aga see ongi hea näide sellest tunnetekesksest paariteraapiast ja võib-olla ka sellest kursusest, et inimesed lihtsalt võib-olla ei ole osanud mõelda nendele asjadele nii ja selles võtmes ja sõnastada neid asju nii, et ta on nagu kusagil sees tegelikult kogu aeg olemas olnud ju need tunded ja need hirmud ja need vajadused ja nad on ju kõik seal olemas, ega ka selle 20-aastase abielu jooksul ei olnud nad kuhugi kadunud, aga see, et mõtestada neid niimoodi, sõnastada neid nii, märgata neid nii, et see on üldiselt inimestele vähem või rohkem selline uudne ja üllatav ja just need siuksed uuel viisil või teisel viisil suhestumised on hästi siuksed võimsad kogemused mulle terapeudina alati. Et kui vihast saab järsku haavatavus, võib-olla kurbus ja valu või eemaldumisest saab samamoodi hirm või vajadus tegelikult aktsepteerimise järele või hoolimise või hoidmise järele, et kõik see, mis välja paistab partnerile ja teisele ja see, mis tegelikult sees toimub, et kui see kõik hakkab nii-öelda paika minema või nagu joonduma päriselt sellega, mis inimese sees toimub, siis on alati eranditult iga paari puhul väga võimas kogemus.
Aga selle paari puhul, kas sa tead, on sul see info, et kes sinna soovis tulla või olid mõlemad kuidagi? Ei, naine ikka. Naine oli selgelt initsiaator ja nad olid üsna ikkagi kurvas seisus ja naine oli sellise allaandmise piiri peal, et ta sageli paraku nii ongi, et see on üsna klassikaline, et see hakkab muutuma, aga praegu veel ta on sinnapoole rohkem kalduvad naised, küsivad pisut rohkem, on need initsiaatorid paariteraapiaks ja just sellises faasis, et te siin kursusel saate ka kuulda, kus on selline võib-olla selline kolmas kõige võib-olla jäisem faas, kus hakkavad need allaandmise mõtted nagu väga valdavaks muutuma, et võib-olla see pool paari suhtest, kes on võib-olla rohkem tegelenud sellise kontakti otsimisega või suhtele orienteeritud rohkem ja märganud võib-olla selliseid suhteraskusi, rohkem olnud neist rohkem häiritud, võib-olla nagu kraabib seda ust ja siis ta ühel hetkel ei jaksa enam kraapida, sest talle tundub, et sealt ukse tagant keegi ei vasta talle. Ja siis sellises nagu viimases hädas, sellises juba peaaegu allaandmise kohas, siis võib-olla teine partner või kes kipub siis olema sageli meespool, aga veel kord mitte alati, ütleb, et olgu, et siis seal viimases hädas ma olen siis nõus tulema ja vaatab, kas ja mis siis sellest saab, et selles mõttes üsna nagu klassikaline juhtum, et naine oli üsnagi allaandmise piiri peal ja tundus justkui kõike on proovitud ja kõik on endast antud ühel, teisel ja kolmandal viisil, aga et proovime selle viimase asja ka veel siis ära ja see kõik, mis hakkas juhtuma, loomulikult võttis aega ja midagi ei juhtu üleöö ja 2 sammu edasi, 1 samm tagasi, vahel 2 sammu tagasi, aga progress tuli ja see oli ilus. Väga oluline koht minu arust, mis sa siin välja tõid, et inimesed tihtipeale mõtlevad, et see progress ongi selline sirgjooneline ja ainult üles, et tegelikult teraapias inimestega töös on hästi oluline inimestel teada seda, et see on nii inimlik, et me lähme 1 sammu edasi ja võib-olla 2 tagasi või 2 edasi, 1 edasi, et selles protsessis on alati nagu selline väike... Jah, just, et see on hästi teraapiale omane, et ikka terapeudid ütlevad, et teraapia ei peagi olema mugav protsess, et areng üldiselt ei toimu sellest kohast, kus on mugav olla. Kui on mugav olla, siis on ikka nii nagu on. Et siis, kui hakkab ebamugav, siis tõenäoliselt on midagi teisiti ja kui on midagi teisiti, siis tuleb ka ilmselt teha midagi teisiti, et see on selline arengukoht, aga jah, tunnetakiski paariteraapia puhul ei taha kuidagi ära hirmutada, aga kuna ta tõesti on nii-öelda tunnetele orienteeritud ja inimesed tulevad ikkagi või kipuvad komistama nende teemade otsa siis, kui need tunded on rasked ja valusad, siis kuidagi ei saa üle hüpata nendest rasketest ja valusatest tunnetest, et ta võib olla ebamugav ja ta võib olla harjumatu ja üldiselt ühele poolele on ta natukene ebamugavam ja harjumatum kui teisele. Ja siis on hea, kui partner kõrval saabki olla võib-olla toetav ja aidata selles protsessis võib-olla seda inimest, kellele on need tunded võib-olla veel harjumatumad, aga mida ma tahan öelda või mille ma tahan julgustada või tähelepanu pöörata, et tõesti, et kui ta ei ole mugav protsess, siis te teete midagi õigesti. Et ta tõesti, keskendub ka raskustele ja valudele ja sellele otsa vaatamisele, et see, et sealt võivad üles tulla rasked emotsioonid, on ootuspärane. Ja ma tahaks siinkohal ikkagi rõhutada seda ka, et ega need rasked emotsioonid on seal nii või naa. Küsimus on lihtsalt selles, kas inimesed kuidagi teadlikult tegelevad nendega, et ega nende eest ju ära ei põgene, et tegelikult me tunneme neid nii ehk naa. Küsimus on selles, et kas me oskame nendega midagi peale hakata, kas me läheme partnerile lähemale selles hetkes või siis me hakkame tegema midagi, mida me oskame ja üldjuhul hakkame seda suhet kahjustama. Et see kursus on ka loodud selle jaoks, et tegelikult osata siis selles kriisi hetkes ja selles valus toetuda võib-olla isegi oma partnerile. Kui sa küsid võib-olla siis sellise teraapia või kursuse eesmärgi kohta, et jõuda sinna siis lõpuks välja, et jällegi see ei ole võib-olla selline esmajoones asi, mida peaks kohe tahtma või nõudma endalt või partnerilt, aga see on midagi, kuhu võiks välja jõuda. Et tõesti, kui meil on need rasked hetked või see ühendus kaob või on see konflikti olukord, et
et noh, nii tore on lugeda neid õpikuid ja raamatuid ja isegi teraapiakabinetis rääkida läheduse loomisest ja oma sügavate haavatavate tunnete väljendamisest. Ja tegelikult, kui see kriisiolukord siis käes on, või päriselt on see tüliolukord, siis võib olla seda äärmiselt keeruline teha, äärmiselt keeruline. Mis siis, et nii-öelda siin teadlikus ajus või frontaalsagaras on kõik need teadmised ja see mõistuslik pool olemas ja terapeut rääkis ja lugesin raamatust ja tegin kursust ja ma tegelikult tean, aga et siis see nii-öelda emotsionaalne keskus või emotsioonid lähevad kõrgeks ja siis proovida seda rakendada, et need emotsioonid, mida ma nüüd kogen, et ma lähen kontakti sellega, selle haavatavama poolega või sellega, et mis minuga siis seal sügavamal tasandil toimub. Ja et ma saaksin selle oma partnerini viia, et me selle läbi tegelikult saame seda päris ühendust kogeda, et see on selline päris, no ütleme ka üks ülimaid eesmärke või kui sellisel viisil õpitakse nagu kriisiolukorras rääkima, siis ma ütleks, et selline suhte kõrgem pilotaaž on saavutatud või selline väga üks kesksemaid oskusi, või ma ei taha öelda oskus selle kohta, aga viis suhestuda võiks öelda, et ei ole siis raskust, mille ei saaks koos vastu seista, kui selline suhtlusviis on omandatud. Ja eelmise jutu nagu jätkuks mul tekkis üks mõte, mis ma tahtsin jagada, et mulle tundub, et see kursus on veel väga hea selle jaoks, et tehagi mingi selline eelsoojendus, eriti kui kodus on mingid probleemid või üks partner, rohkem siis naispool tunneb, et midagi on nagu paigast ära või võiks olla kuidagi teisiti, et see kursus on tegelikult väga hea moodus, kuidas mehele teha siuke väike nagu sissejuhatus, et ta ei pea kohe teraapiasse minema, vaid saab tutvuda sellega enda mugavas nagu keskkonnas, vaadata neid videosid, saada aru, mis asi see üldse on, et mida see endast kujutab, mida see tähendab, mis see protsess täpselt nagu endast kätkeb. Absoluutselt, et eks üldiselt ongi ju nii, et inimestel on ikka turvalisem esialgu kõlab, et kui teha seda nii-öelda omaette või isekeskis, et täpselt, et minna süübida, kuulata, et ta on tõesti siuke hea katalüsaator. Juba ausalt öeldes tunnetekeskse baariteraapia raamatud, sageli inimesed ütlevad mulle, näed, lugesin raamatu läbi, see väga kõnetas mind, see oli tundus kõik nii loogiline ja just meeste puhul, kes nagu väga väärtustavad loogikat ja kelle puhul ka oodatakse võib-olla sellist ratsionaalset ja loogilist lähenemist, et neid tegelikult väga kõnetab see tunnetekeskne baariteraapia, sest et iga samm, mis me selles teraapias teeme, ei ole lihtsalt nii-öelda niisama, mitte et ta muidu oleks, aga et ta on põhjendatud ja ta tundub loogiline ja võib-olla siis ma ei taha öelda meeste puhul, jällegi ma tahan südamele panna, ei ole ainult mehed alati need pooled, vahel on just mees see, kes tassib oma partneri teraapiasse ja aga ütleme, et siis võib-olla sellisem ratsionaalsem pool või kes on harjunud rohkem mõistuspäraselt neid asju võtma, et tegelikult need teemad väga kõnetavad, nad tunduvad arusaadavad, nad tunduvad loogilised, et kui minna ja mitte ainult paari suhtes või mingites töösuhetes tundub, et samamoodi, sest suhted on universaalsed. Soov olla mõistetud, olla kuuldud, toetatud, see on universaalne soov, et tegelikult sellest kursusest võib kasu olla mitte ainult paari suhtes tegelikult, vaid üleüldse arusaamiseks, kuidas need asjad suhetes toimivad, et igal juhul ta on selline informatiivne, võib-olla on katalüsaator baariteraapiaks, võib-olla rohkem sellesse teemasse süübimiseks ja tõesti, tal on laialdasem kasu igal juhul, kui ainult võib-olla need raskused, mis baari suhtes esinevad. Ja vot siit edasi ongi mul siuke viimane küsimus endal, kui sul endal võib-olla on pärast midagi veel jagada, siis võime seda teha, aga et kuidas sina näed, et kellele see kursus on mõeldud, et kes võiks olla see potentsiaalne ostja, kes sellest kasu saab? Et jällegi mitte üldse kuidagi tahtes inimestele midagi pähe määrida või öelda, et täna on meil ju nii palju asju, mida müüakse ja lubatakse sellist kuldvõtit või kuldmuna kõikidele probleemidele, et loomulikult mina ikkagi, olles terapeut, usun vägagi inimestega sellisesse näost näkku individuaalsesse või baaritöösse. Aga ma tõesti julgen öelda, et iga inimene, kellele on huvi baarisuhete või üldse suhete toimimise vastu, mis on see iva, mis asi on armastus, mis hõlmab ühte rahuldust pakkuvat lähedast suhet, mõista, mis need komponendid on,
kust asjad võivad võib-olla nii-öelda ree pealt maha joosta, miks nad jooksevad ja kuidas seda kõike ree peale tagasi saada. Ühesõnaga, ta on nii ennetamiseks, informeerimiseks, sekkumiseks, konkreetselt juba mingite sammude tegemiseks, et ma julgen öelda, et iga inimene, kellel on vähegi huvi nende teemade vastu, huvi ja kui veel vajadus, siis absoluutselt igale inimesele. Ja need 7 sammu juures on ju meil ka tegelikult iga sammu juures 1 või 2 harjutust ka isegi, et tegelikult on praktilised harjutused. Ja Sue Johnson on ise öelnud ka, et selle kursuse jaoks, ta on justkui mõeldud paaridele, et paarid saavad neid harjutusi läbi teha, aga täpselt samamoodi ta on öelnud, et see sobib inimestele ka, kes ei ole paarisuhtes, aga näiteks on olnud paarisuhtes. Jällegi need on asjad, mille peale saab mõelda. Kuidas on olnud, mida ma olen kogenud, seda saab kasutada juba teadlikult nii-öelda paarisuhtesse minnes, siis on juba see toolkit nii-öelda olemas. Et ta ei pea tingimata olema ainult veel kord paarisuhtes olevatele inimestele, et need harjutused on midagi, mis saab ju need jäävad ju teile, nad on olemas ja keegi neid ära ei võta ja neid saab teha, kui on soov kunagi partneriga hiljem ja samamoodi ma ütlen veel kord oma osa peale mõelda ka siis, kui võib-olla ei ole paari suhtes. Ma arvan, et see on isegi väga oluline, et sa saad nagu reflekteerida enda eelnevaid suhteid või eelnevat suhet, et siis oskad uues suhtes võib-olla paremini ja targemini juba algusest peale käituda. Absoluutselt. Kas sul on veel midagi, mis sa tunned, et on oluline jagada? Ma võib-olla tahaks öelda lõpetuseks seda, et armastus ei ole midagi selles mõttes hoomamatut või ta ei ole müüt. Armastus ja lähedussuhe on midagi, mis on teadvustatult võimalik saavutada. Et kui ma olen käinud ka sellisele laiemale auditooriumile tegemas ettekandeid tunnetekesksest baariteraapiast, siis ikkagi mõni julgeb välja öelda ka niimoodi, et suhted ju lõpuks nagu kukuvadki ära ja lõpuks võib-olla jääbki selline sõprus või harjumused või lapsed või et kõik ei saa ju olla kogu aeg see tulevärk ja see suur armastuse tunne ja mõni viskab nalja, et sellepärast ma olengi oma koeraga koos ja polegi vaja seda, et seal on nagu palju jama kaasas ja armastus ei jää püsima või ta ei peagi olema selline, nagu ta on algul, siis Sue Johnson veel kord on palju teinud uuringuid ja on tõestatud, et tegelikult selline püsiv, turvaline, tugev armastuse tunne, mis pakub õnne ja rahulolu, on täiesti võimalik elukestvalt. Paaridel, kes on olnud koos 2 aastat, 12 aastat või 22 või räägime veel 42 aastast, eks, et see tegelikult on võimalik, et ta ei ole müüt, ta ei ole saavutamatu, aga kasu võiks olla sellest, kui inimestel on teadmised, on teadmised, mille nimel on paljud teadurid, kelle leib ja elus on näinud ränka vaeva, et uurida, mis need komponendid on, mis aitab seda saavutada, mis aitab seda hoida, et igal juhul tasuks usaldada neid inimesi, kes on võtnud selle elu tööks, et see selgeks teha, sest see on niivõrd keskne osa meie elust, armastus ja inimsuhted ja veel kord me ei jää keegi sellest puutumata, et selline tugev, kestev, püsiv armastus ja lähedussuhe on võimalik. Väga oluline sõnum. Just mõtlesin ka, et endal läks vahepeal meelest ära, et aitäh, et sa selle nüüd üles tõid. Et see on tõesti oluline asi, mida teada, et see ei ole see, et ma olen 10 aastat suhtes olnud, et mulle see kursus nagu nii ei kuidas öelda nagu, et see ei tee mulle midagi, on ju, et nagu nii üks asi see, et need pikaaegsed paarid, aga ka üldse, et kuidagi see armastuse teema nagu justkui kõlab kui mingisuguse sellise mitte nii tõenduspõhise või tähtsa või midagi, mis on natukene nagu selline pehme teema või siuke et tegelikult, et kuidagi minna ka kontakti sellega, et see on ju niivõrd suur osa meie elust ja see puudutab kõiki ja kõike. Et tegelikult hoida ennast nende teemadega kursis, harida ennast selle koha pealt, nii-öelda koguda seda infot, teha neid samme, et päriselt, et mõista, et mis siis on ühe rahuldust pakkuva suhte osa ja et sellega saab tööd teha ja võikski ja peakski tööd teha nagu ükskõik mis asjaga, mida me siin elus õpime.
et seda tasub teha meil kõigil, et seda tõesti tasub teha meil kõigil, et ta ei ole lihtsalt sihuke, et kuidagi need suhted või eriti vanemal generatsioonil, et nad justkui lihtsalt on, et nad on ja nad kusagil nagu taustal eksisteerivad ja me nendes oleme nii, nagu me oskame, aga tegelikult me saame olla teadlikumad ja me saame olla informeeritumad ja me saame teha ise palju ära selleks, et me tunneksime siis ennast rahulolevalt ja turvalisena. Ja ma tahtsin öelda seda ka, et kursuses on ka see, mis on väga paljude inimeste jaoks teema, on see intiimsuse teema või seks, et tegelikult sellest me räägime ka, et see on ka täiesti nagu üks eraldi osa, millega siis ka tegelikult tunnetekeskne baariteraapia tegeleb. Absoluutselt, sest et paarisuhte, romantilise paarisuhte osa ikkagi on intiimsus ka, füüsiline lähedus, seks, et küll seal on selge seos, et mida rohkem inimesed on rahul emotsionaalse fooniga oma suhtes, seda rohkem on nad rahul seksuaalse osaga, mida rohkem nad on rahul seksuaalse osaga, seda rohkem nad on rahul emotsionaalse osaga, et ta on selline ennast täitev selline ring, et esialgu jah, siis ongi tähtis see, et see emotsionaalne foon või nii-öelda see lähedussuhe või kiindumussuhe oleks siis sellise piisavalt siis ütleme turvaline, et sealt saaks edasi minna siis selle füüsilise läheduse teemade juurde absoluutselt väga-väga tähtis ja oluline ja tõstatatakse ka baariteraapias seda ühe pöördumise põhjusena tegelikult see ühe asjana küsisid ka, miks inimesed tulevad ja näiteks Kanadas, kus Sue Johnson ise pärit on, üks sagedasemaid baariteraapiasse pöördumise põhjuseid on naiste vähenenud seksuaaliha ja meeste siis seksuaalse soorituse raskused, ja tunnetekeskne baariteraapia koostöös seksoloogidega täna on vägagi leidnud, et just see tunnetekeskse baariteraapia lähenemine ja see emotsioonidel põhinev lähenemine on see, mis aitab ka seksuaalsete raskuste või probleemidega baari suhtes. Ja. Ehk siis see on ka väga hea põhjus tegelikult, et kui inimesed tunnevadki, et see intiimelu ei ole kuidagi rahuldust pakkuv, et see on ka väga hea nii-öelda tööriist või tehnika siis või jah, see puudutab abi. Seda ja see on need teemad, millele mõelda ja millega mul tuleb just üks hiljutine paar meelde, kes alustas oma pöördumist seksuaalsest raskusest ja tegelikult me maandusime ikkagi emotsionaalsetel nii-öelda vajakajäämistel ja toimetasime nendega ja siis läksime selle teemadega edasi, et ma ei taha kuidagi lihtsustada seda teemat ja nüüd öelda, et te saate jällegi selle valmis kuldmuna, aga ma usun, et te saate sellest kursusest mõistmise, miks need asjad on nii, nagu nad on ja jällegi, mis suuna peaks võtma ja mis on vähemasti need sammud, mille poole me saame hakata liikuma. Väga hea. Kas on veel midagi, mis sa sooviksid jagada või? Ma arvan, et kõige olulisem sai öeldud. Meil on siuke uus küsimus lõpuks enda külalistele, kuigi see nüüd ei puuduta seda kursust, aga küsimus on see, et mis tähendab sinu jaoks life with no limits? No jah, kohe läheb see psühholoogi pea ju tööle, eks, et ma arvan, et sellele saab nii mitmel eri moel vastata. Aga võib-olla ma siis ütlen selle, mis mul esimesena pähe turgatas ja olles võib-olla just nagu sellel lainel, kus me praegu oleme, et võib-olla siis piiranguteta elu minu jaoks suures osas tähendabki võib-olla sellist ja suures osas nagu teadvustamist. Et ma arvan, et meil on nii palju selliseid piire või piiranguid, mida me seame endale sellepärast, et me ei tea, we don't know any better, et me lihtsalt ei tea paremini. Ja ma arvan, et teadvustamine on võti vabadusse, teadvustamine on võti vastutusse ja oma elu kontrolli alla, terve kontrolli alla võtmisesse ja kui sa nii-öelda tead oma piire ja tead, miks sul on need piirid, siis sa oled piiritu, sest et sa tead, et nendest piiridest on võimalik minna nii kaugele, kui sa vähegi tahad. Ehk siis paradoksaalsel kombel jah, siuke teadlikkus oma piiridest annab võimaluse minna taevasse kõrgustesse, mis on siis, millel ei ole piire. Aitäh! Aitäh sulle!
ja aitäh, kallid kuulajad, palun ole hea, jaga seda videot kõigiga, kes sulle tundub, et võiks sellest kursusest abi saada ja kes tahaks seda osta, et tegelikult ülihea võimalus ka kingituseks teha ja üleüldse, kui sulle tundus lihtsalt põnev teema, mida jagada, et siis palun tee seda ja aitäh, et sa olid meiega, aitäh, et sa meid kuulasid.